üks mu klient, kes siis veel ei olnud mu klient, tahtis aru saada, et mis see on, mida ma teen. Ja sain aru, et ma ei olegi jaganud seda, mida ma teen, väga täpselt. Et ma kutsun inimesi seansile, ma räägin, et ma teen EFT-d, aga mida see endast nagu sisuliselt kujutab, et ma üritangi seda nüüd edasi anda ja seda on sõnadega üsna raske edasi anda, et ma olen ikka öelnud, et seda peab kogema. Aga selleks, et jõuda selle kogemiseni, peaks tekkima mingisugune arusaam enne. Ja see inimene ütles ka, et ta on käinud kliinilise psühholoogi juures, aga et seal see oli kuidagi nii pinnapealne jäi ja nad midagi rääkisid, aga ta ei tundnud ikkagi sellist nagu vabanemist, mida ta ootas. Ja ma üritangi nüüd kokku võtta, et kui keegi minu juurde tuleb, tal on mingisugune teema, tal on mingisugune tunne, mingi probleem. Praegusel ajal väga tihti see teema on see, et kas on lahku mindud või ollakse lahku minemas. See on nagu hästi paljudel üleval, et kas tehakse suhtest pausi või on nii kõrini saanud kõigest sellest, kuidas asjad on olnud, et samamoodi enam jätkata ei saa. Ja mismoodi siis mina aitan neid inimesi, kuidas üldse selles hetkes kedagi aidata saab. See, mis me teeme, ongi, et me alustame vestlusega. Võib-olla on vaja teha genogrammi, et mina saaks aru, millisest peresüsteemist sa pärit oled. Ja siis ma saan ka sulle seda seletada, et miks sa oled üldse selles punktis, kus sa oled, kui sa näiteks oled lahku minemas. Aga see võib olla ka mingi muu teema. Peresüsteemi välja joonistamine genogrammi peale aitab alati minul aru saada, mida ma tegema pean, sinul aru saada, miks sa oled seal, kus sa oled. Ja sealt edasi me võtamegi ette tunded, et me ei räägi kogu seanssi kindlasti, ma ei usu rääkimisse. Ma usun tunnete tundmisesse ja me võtamegi ette selle tunde, mis kõige rohkem segab, mis on kõige rohkem pinna peal, mis võib-olla ajab nutma, võib-olla on see viha, võib-olla on see abitus, võib-olla see on kurbus, need on nagu need esmased asjad, mis on pinna peal. Ja alati tunded on kihilised, et see, mis siin kõige peal on, selle all on mingi järgmine tunne, selle all järgmine, selle all järgmine. Ja me nii-öelda lähemegi kaevama neid tundeid, et jõuda välja siia päris juurde, nagu juured, mis selle emotsiooni kihtide all on, mis päriselt juhtus. Ja me teemegi seda siis EFT abil, et vabastada see pealmine emotsioon, siis järgmine emotsioon, siis järgmine emotsioon. Mõnikord see vabastamine tähendab seda, et me peame selle tunde tagasi andma kellelegi, kellelt me oleme selle üle võtnud, õppinud. Ja kuidas see õppimine käib, on ju, et me näeme, et meie vanemad tunnevad mingeid emotsioone, väljendavad neid, meie alateadlikult kopeerime oma vanemaid ja sellega õpime meie ka seda emotsiooni väljendama ja tundma. Ja miks see meie sisse kinni jääb, on see, et meil ei lubata neid lõpuni väljendada või ei ole lubatud. Ja siis nad jäävad meie kehasse, sellepärast et see, kus me oma emotsioone tunneme, ikkagi tunneme neid kusagil oma kehas. Ja see on ka asi, millega siis ma saan aidata, et üles leida. Kui sa tunned midagi oma kehas, aga sa ei saa aru, mis see on, siis ma aitan sul nagu näppu peale panna sellele, et mis tunne see üldse olla või mida sa tunned. Ja teine viis on see, et sa tead, mida sa tunned, aga sa ei saa sellest kuidagi lahti. Et seal on ka vaja lõpuni tunda see tunne, sest tavaliselt me teeme nii, et me leiame midagi, kuhu oma tähelepanu mujale pöörata või ma ei tea, võtame telefoni ja hakkame sotsiaalmeediat scrollima või loeme uudiseid või sööme või joome või lähme maratoni jooksma. Et mitte tunda neid tundeid lõpuni, sellepärast et need on nii rasked. Ja EFT saabki sellega aidata. EFT ehk Emotional Freedom Technique, emotsioonide vabastamise või emotsionaalse vabaduse tehnika, seda saab mitut pidi nimetada. Aga see saabki aidata sellega, et päriselt see emotsioon saab sinu kehast välja
ja kui see on välja saanud, miks ma ütlen, et seda peab kogema, et siis on päriselt kerge olla, mitte et sa ei mõtle ja sa ei väldi sellele asjale mõtlemist, sa ei pööra tähelepanu mujale, vaid sa tunned selle tunde lõpuni ära. Ja siis sa saad tunda kergust, vabadust, võib-olla tühjust. Väga tihti sealt tuleb see järgmine tunne, mille me samamoodi siis võtame ette, laseme lahti ja vabastame kuni selleni, et me leiame üles selle hetke, kus sa esimest korda seda tunnet tundsid. Või kui sa selle tunde üle võtsid, ära õppisid ja siis me mõttes anname selle tagasi selle tunde algsele omanikule. Tavaliselt selle tundega seoses, näiteks kui sa tunned ennast täiesti abituna mingil hetkel ja sa oled väike laps, siis seal tehakse ka mingisugused otsused. Ja see otsus võibki olla see, et ma olen täiesti üksi. Ma pean kõigega ise hakkama saama, see on hästi tavaline, ma näen seda peaaegu igal inimesel. Me jõuame mingil hetkel sinna, kus ta on tundnud ennast täiesti üksi ja ta on otsustanud, et mitte keegi ei saa mind aidata. Ja ma pean kõigega ise hakkama saama. Ja siis me vaatame, kuidas see on sinu elu kujundanud, see otsus, mille sa tegid võib-olla, ma ei tea, 3-aastaselt, võib-olla 3-kuuselt, kui sa röökisid ema järele oma võrevoodis ja teda ei tulnud ja teda ei tulnud ja teda ei tulnud. Ja siis sa lõpuks loobusid röökimast, sest sa näed, et mingit kasu ei ole. Ja siis sa otsustad, et ma olen täiesti üksi ja ma pean ise hakkama saama ja sellest hetkest peale sa näiteks ei usalda kedagi või ei usaldanud oma ema või ei usaldanud oma vanemaid. Et need otsused on erinevad, mis inimesed sellistel hetkedel teevad, aga seal on alati mingisugune otsus. Ja kui see jutt sind juba praegu puudutab kuskilt otsast, siis ilmselt on sinu sees samasugune otsus ja ilmselt sa kannad seda endaga kaasas, ehk siis sa ketrad seda sellistel hetkedel, kui sul oleks abi vaja. Siis sa tunned, et niikuinii keegi mind aidata ei saa. Ma pean kõigega ise hakkama saama, ma olen täiesti üksi. Ja siis sa jätkad samamoodi, ilma et sa abi küsiksid. Ja punnitad ja pingutad ja tegelikult ei jõua välja sinna, kus sa tahaks jõuda, sest et me ei ole mõeldud üksi elama, me ei ole mõeldud üksi hakkama saama. Me oleme karjaloomad inimestena, aga me oleme õppinud läbi oma traumade, tehes neid otsuseid, mis me teeme selle väikelapse mõistusega. Ja kui me kunagi neid otsuseid üle ei vaata, siis meie käitumine ei muutugi, sest et see otsus on nii sügaval peidus, see on nii alateadlik, et me ei oskagi sinna vaadata, ilma et keegi meil võtaks käest ja sinna veaks sellesse punkti tagasi, kus sa selle otsuse tegid. See on see, mida ma põhimõtteliselt seanssidel teen. Aidata üles leida emotsioonid all olevad otsused ja need lahti lasta ja siis vaadata, kuidas elu hakkab hoopis teisel moel, võib-olla mitte tohutu suurelt muutuma, aga selle väikese sammu haaval, mida me oleme vabastanud, kuidas sealt saab see laine minna järjest kaugemale, kaugemale, kaugemale ja vaadata, mis see liblika tiivalöögi efekt, kuidas ta sinu elus mõju avaldab. Et see on suures pildis see, mida ma teen ja ma kindlasti unustasin midagi olulist praegu öelda. Aga seda saate kirjutada kommentaari ja küsida, kui tahate midagi küsida.